Nii, väga tore, et te siin olete ja räägime siis täna eelkõige Supernovast ja nullindate moeshowde traditsioonist üldse. Ja alustaks sinuga, Maret, et räägi palun Supernovast algusest peale, et kuidas see sündis ja miks oli tunne, et selline see võiks olemas olla? Päris selles suhtes selline naljakas sünnilugu. Tegelikult me käisime Urmasega, kes kõiki tervitab, käisime 32. keskkoolis koos ja seal oli üks väga aktiivne huvijuht, kes arvas, et nüüd võiks koolielu kuidagi elavdada ja siis ta pakkus seal välja, et võiks olla näitering ja siis võiks olla mingi moeasi ja siis oli seal see mingi Playboxi teema ja kõik sellised asjad. Ja siis, kuna ma olin vist sünnist saati selline eriline aktivist, siis minu klassiõed kohe ütles, et me tahame teha riideid. Ja siis mina ütlesin, et okei, mina tahan nagu kõndida. Ja see oli vist, ma arvan, üks mingi 3 aastat või 4, ma täpselt ei mäleta enne seda, kui Supernova tuli. No igal juhul me olime veel täitsa põhikoolis. Nii et esimese aasta oligi, see oli põhimõtteliselt nagu kooli moeshow, kus me siis nagu tegime sellised täiesti esimese nagu katsetuse. Midagi sellest ise ei teadnud, ma olin isegi mitte kunagi ennast ühelgi moeshow'l käinud. Mis asja, fashion kodus ei olnud veel ja mingi nii edasi. Siis kuidagi tuletasime seal ja õpetajad tegid veel kilekottidest ja ajalehtedest ka kollektsiooni ja see oli pärast sinna naljakas. Ja siis aasta hiljem, kuna Urmas oli ka selline aktiivne kuju, siis tema nagu lõi ka punti ja siis see teise aasta kooli moeshow siis oli ikka BM. Seal meil oli juba kuulsad inimesed ka žüriis. Aga kuidas ta mõtlesid need kuulsad inimesed? Tead, see vist käis minu arust niimoodi, et Urmase ema nagu töötas EKAs ja siis Urmas seal kuidagi ema töö juures rääkis inimestega ja siis ta kuidagi sai seal tuttavaks inimestega ja siis tegelikult ma tean, et mõnindatele inimestele ta tegelikult ka hilisemas faasis lihtsalt kirjutas. Ehk siis, et kuidagi nagu tabas ära selle nagu vormi, et et sa võid ju tegelikult kirjutada, saata ju e-maili ükskõik kellele. Et see toimis tegelikult väga hästi ka hiljem, aga ikkagi ka nagu küsis kellegi käest, et keda me võiks kutsuda, kas sa tunned kedagi ja nii, ja seda kaudu ta nagu läks. Ja siis, kui meil nagu teine kooli asi ära tehtud suuremas vormis, siis oli parasjagu mingisugune Mustamäe linnaosa noorte mingi, ma ei tea, festival või mingi selline asi. Ja siis mõtlesimegi, et okei, et võiks siis teha seda nagu samamoodi selle kooli huvijuhi nagu toetusele, et võiks teha nagu suuremalt seda asja, et davai, et kutsume nagu, see oligi täitsa algne idee, istusime, arutasime seal 3 huvijuht mine Urmas, et kutsume ka siis nagu teiste Mustamäe koolide nagu õpilasi osalema. Ja siis tekkis nagu kuidagi seda, aga miks siis oled Mustamäe, et kutsumis kõik on ju, aga ega siis ei olnud ju mingisugune, et saadad meili laiali ja kõik toimib, siis põhimõtteliselt me printisime välja mingid plakatid ja käisime Urmasega lihtsalt ise mööda mingite teiste koolide pidusid ja mingeid asju, jagasime flaierid ja plakateid ja lihtsalt kutsusime, sest ega me ei tundnud nagu mingi üle Tallinna kõiki on ju. Aga eks ta vist suuresti jäi nagu päris selliseks Mustamäe ja ma ei tea, Pelgulinna ja Kesklinna ja kuidagi selliseks, et kuhu me oma plakatitega jõudsime, siis sealt nagu need osalejad ka tuli. See siis tegelikult oligi esimene Supernova. Ja millegipärast oli kokku sellist Supernova 2000, kuigi see toimus aastal mingi 99 midagi taolist. Ja sealt saime tuttavaks Aldo ja Taneliga, kes olid žüriis. Ja seda Supernovat me veel juhtisime Urmasega ise, see oli päris piiling. Te olite žüriis juba Supernova žüriis enne, kui te olite võitnud ise ja osanud. Päris hea skeel. Mina sain Maretega niimoodi tuttavaks, et põhimõtteliselt Urmast juba teadsin, Urmas oli vist mingi paar korda helistab või jälle. Te Taneliga käisite EKAs siis juba enne? Või teinud? Ja sa olite mingi esimese korsa, aga siis ma nägin, et mingisugune ilge aktivist tšikkar, Maret Soom tõesti nagu kõige aktiivsem inimene, kes üldse olla saab, suutis ohjata mingisuguseid terve klasse nagu, niimoodi, et mapp oli käes ja pani tagant nagu. Ja siis saime suhtlema.
kuni selleni, et korraldame sellest mu show'sid, eks ju. Et ühesõnaga, et siis oli see esimene Supernova, mis oli tegelikult ainult koolilaste oma ja Kaja kinos. Ja siis aasta hiljem otsustasin Urmasega, et tegelikult võiks nagu veel suuremaks teha. Ja siis kuna me mõlemad endiselt olime ju tegelikult keskaas, ma ei tea, ma olin vist 10. Urmas 11. klass või midagi, siis me pöördusime selle Vibe'i pundi poole, Helen Vimastali ja Kuno Teha poole. Aga vist said seda meile? Ei, nendega oli kuidagi mingi teine connection ka kuidagi vist äkki Urmas, ma ei tea, oli ennast nihverdatud mõnele Vibe'ile väga nõusult, on ju. Et kuidagi nagu teadis ja siis me saime nendega kokku ja siis nendega nagu, aga tegelikult oli juba see idee, et võiks teha nagu profi osa nagu ka, sellest me vist rääkisime teiega minu arust, et kuidagi parasjagu midagi ei toimunud taolist, ei olnud. Kas keegi oleks huvitatud üldse, et mitte lihtsalt nagu see, et sa võid igasugune konkurssi ju teha linna peal, aga lõpuks, kui nagu osalejaid ei ole, kes oleks huvitatud. Aga siis mina sain just aru, et terve põhimõtteliselt dekal oleks kohe nagu. Ja siis sai võetud nagu ette see suurem samm, mis siis tegelikult oli see nii-öelda formaadi sünd. Ja tegelikult läks küll mitu aastat, 4 aastat midagi. Aga see formaadi sünd, et nagu kaua see nagu arutelu kestis, et täpselt kuidas kogu süsteem töötab, et nagu igasuguse show välja töötamine võtab ju aega, on ju, ei kestnud väga kaua, selles mõttes, et suurema orgunni osa nagu, või et rahade hankimise ja see kõik jäi tegelikult nagu Heleni ja Kuno peale, aga kogu sisulise osa tegime me ikkagi kõik esimesed aastad Urmasega nagu ainult ise. Ja see tegelikult oli ainult minu ja Urmase nagu mingi asi, et me päris palju hängisime ka koos ja see kõik kuidagi tuli nagu väga loomulikult ja eks me kuulasime ka nagu nõuandjaid, et pärast seda esimest suuremat show'd oligi see, et mida keegi arvas ja mida keegi ütles ja mida nagu juurde sooviti teha, on ju. Ja siis hakkas ka see nii-öelda pigem ka nagu aasta-aastalt edasiminek ka selles suunas, et lahedamad asukohad, rohkem auhinnafondi, ägedam, ma ei tea, nagu kogu see lavaline asi, tele tuli juurde, et see oli nagu selline loomulik protsess juba. Aga kogu sisu me tegelikult Urmasega nagu suuresti mõtlesime kahekesi ja meil oli ka otsast peale kuidagi jõudselt hästi omavahel nagu ära võttatud, et kes mis valdkonnaga nagu tegeleb. Et see oli hästi nagu loogiline alati. Aga kuidas see Urmas? Urmas tegi põhimõtteliselt kõik, mis puudutas kommunikatsiooni ja žürii suhteid ja ka seda, et umbes täitsa algusaastatel, et kui oli vaja käia linna pealt nagu ära rääkida mingid inimesi, et ka tule osalema, on ju. Sest tegelikult oli ju ka eelkonkurss, et see ei olnud päris nii, et kõik, kes tahtsid said, et seal oli ikkagi pidid nagu saatma oma kavandid ja oli nagu eelžürii ja siis see oli veel kusjuures inkognito, et tegelikult žürii liikmed nagu ei teadnud, keda nad sealt valisid. Mõned iseenesed puhul oli sellised, käekiri väga tuntu, on ju. Hartus sai paar korda või ühe korra vist jäi ka auto välja. Ja ühe välja, aga see õigem just see, et žürii tundis ära tegelikult, et see oli ja see oli muutunud juba piinlikuks, kui see sama kamp on kuskil seal nagu esinevad, kuigi ei olnud piinlik ju. Häid asju tehti. Et ja siis mina tegelesin kogu nagu põhimõtteliselt siis selle nagu lavastuse poole, sellega, kuidas nagu need modellid saada, backstage töötaks, kogu selle nagu, et kuidas see show nagu lava peal välja näeks selle poolega siis. Et, ja ongi siis seda suuremat meediaproduktsiooni tegi nagu Vibe'i tiim. Okei. Liisi, sina Tartus, millal sa kuulsid sellisest suurepärasest võimalusest? Ei no, minu jaoks mulle tundus teismelisena, et see on nagu igavesti kestnud. Ja praegu räägid, et see alles nagu oli tekkinud, on ju. Ma olin seal natuke nagu titem. Ja mäletan lihtsalt kuskil ilmselt äkki mingi 15-aastasena või midagi sellist. Ma esimest korda hakkasin märkama, et kõik mingid ainukesed moe ajakirjad, mida üldse sai jälgida, mis siis on nagu Eesti-põhised, on ju, kui jäin raamatukokku just Vogue'i lugema. Et siis põhimõtteliselt olidki Stiinad ja kõik seal kajastasid, vaatasin jube lahe seltskond, siis olid need Vibe'i pildid igal pool ja Supernova afterboardi pildid, on ju. Ja kõik need näod nagu kohal, on ju, nagu täna on nagu nii tore tõdeda, et see
tead nagu iga ühte kui teist, aga nagu tollel hetkel ma vaatasin nagu tõesti nagu sealt galeriist nagu neid ebajumalaid, mõtlesin, vau, ma tahaks ka nagu nii väga nagu tunda neid inimesi ja nagu osaleda nende võistlustel ja nagu, ega ma täpselt ei teadnud, kuidas see nagu üldse maadisaineriks võiksid saada või millised need kavandid peaksid olema, et kuidas üldse osaleda. Aga see oli nagu minu jaoks nagu Erki Maashow sellel ajal, see ei tõusnud nagu nii üles, kui oli nagu Supernova ja seal olid ka mingid fenomenaalsed auhinnafondid, mis tegelikult noorte kategooria 20 000 krooni selle aja kohta, see oli nagu ju sellist tappakas, see oli segaselt suur summa. Aga sinu esimene, siis millal sa otsustasid, et tahaks osa võtta ja kuidas sa ettevalmistusid ja? Ma vist alaja osalesin nagu ühe korra nii ka, et ma ikkagi ei saanud edasi, aga siis ma tegin ainult joonised ja ma hiljem sain aru, et ma tegelikult oleks pidanud ikkagi midagi reaalselt valmis õmblema, midagi pildistama üles, et see on loogiline, et žüriil on tegelikult seal eelvoorus väga raske nagu, et okei, sa oled mingi super lahedad joonistused ja illustratsioonid teha, aga et kui sa ei näe ühtegi valmis toodet, mitte ühtegi eset, et siis sa võib-olla nagu ei kujuta ette, et kuidas see nagu lava peal võiks, kas ta annab seal lava peal midagi juurde, et kas see on nagu selline tugev kollektsioon. Aga 2003 oli siis see, kui ma siis kandideerisin ja sain, oli siis minu aeronautika või hävituslennukite kollektsioon, mis siis lõpuks ka võitis selle võistluse. Et tegin siis sellise tugeva sisenemise. Maret, äkki mäletad? Jah, hästi. See oli sisusõpsest ikkagi täiesti selline teistmoodi crazy chick. Need inimesed täivad nagu meelde, keda nägupidi kohe nagu näed, et on midagi muud kuidagi nagu. No jah, ma tulin Tartust, ma olin täiesti oma stilistikaga, kõik olid nagu riided olid koloriidis hele, sinine, valge või punane, kontrastid, türkiisi kindlasti oli hästi palju. Siuksed valgega olid tehtud kastisilmad kogu aeg ja siis oli mingisugune mulletsoeng, mis oli tagantpikkus oli siinmaal ja siis kõige lühemad juuksed olid nii lühikesed, et ma vist jäin silma ja mul oli siis, mäletad, mul oli selline. Eks praegu ei jää. Ja kõik riided olid ise tehtud ka, et seni ma olin nagu enda peal katsetanud ja siis ma tegin nagu selle, sealt Tartus tegin ka paar kollektsiooni, aga siis ma nagu tegin nagu suurelt. Ja ma mäletan, et kui ma selle võitsin ikkagi selle Supernova, siis ma sain ka ikkagi kooli aastateo ja et nagu selles ma sain ikka Tartus ka kõvasti feimi selle eest. Aga ega ta nagu selles mõttes ühendas ka inimesi või tutvustas, vaata sa ütlesid, et sa tulid Tartust, et ega mina sain kõigi nagu fashion inimestega ikkagi tuttavaks läbi Aldo, oligi pärast see esimene Supernova oli ära olnud, me hakkasime käima kuidagi koos väljas ja siis nagu ikkagi läbi sinu, nii et kui see teine juba toimus, siis ma tegelikult teadsin nagu kõiki inimesi kuidagi või kui see nagu see nii-öelda see profi osa juurde tuli, siis need nimed ei olnud minu jaoks ka enam võõrad. Kuigi ma ei olnud mingi mega fashion chic, pole kunagi olnud. No mina mäletan, ma ikka värisin lava taga, kui ma esimene aasta siis ma osalesin 2003, ma nägin Tanelit seal nagu mingid asju. et nagu need emotsioonid, mul siiamaani väga hästi meeles, et see oli nagu nii, nagu ma üldse ei teadnud, mis saab, aga ma läksin sellise, nagu tulin sellise toore energiaga peale ja siis mingi suht tegelikult sealt nagu sai nii paljud asjad minu elus said tegelikult nagu alguse, et see kuidagi nagu defineeris ka ära, et okei, et mood ikkagi on see teema, millega ma tahan nagu, ma ei tea, oma järgmised 5 elu pühendada või järgmised 7 elu pühendada, ma ei tea, mitu mul juba läbitud on. Et see on nagu see teema, millega ma tahan minna süvitsi ja kuidagi kogu see point, et sealt said nagu kõik alguse, et mul oli tegelikult hästi lihtne nagu Tallinnasse kolida. Juba varsti järgmine hetk ma mäletan, et ma olin mingisugune Anu Saagimi džiibis seal koos Aldo ja Taneliga ja siis me sõitsime mingi üle Statka sellest džiibiga kuskile Stiina peole. et see kuidagi nagu oli nagu selline lahe, et just et nagu see mood ja melu ja kuidas see nagu Supernova, et kuidas see kõik käis omavahel nagu koos ja pidu ka, on ju. Ja just see seltsi elu. See seltsi elu, et see oli nagu hästi. Ja ka mingi kõik see, mis lõpuks ka jõudis, eks ju, seltskonna pressi. Või kuidagi väga nagu hästi kuidagi loogiliselt on nüüd seotud. Ja seltskonna ajakirjandust nagu actually jälgiti, et see oli nagu oluline. Kas sina Aldo mäletad, kuidas see Liisiga tuttuvaks said? Ma arvan, et ma seal läksingi ta juurde, ma tavaliselt, kui ma midagi meeldib, siis ma lähen juurde ja ütlen. Ja siis enamusega ma olen niimoodi tuttavaks saanud. Aga ma arvan, et seal võiski olla tegelikult. Supernova kuskil tagaruumis. Võis küll olla, jah. Ma olin suht peapilvedes seal kogu aja.
et mul oli nagu maks huvitav kogu ja ega meil selles mõttes, et jah, nagu alati ka show'le järgnes mingi suhteliselt hoogne nagu aftekas, kus siis kõik omavahel ka kõik noh, kes ka backstage'is olid, kõik olid nagu oodatud sinna, et meil oli, ma ei tea, kohati backstage'is ikka sadu inimesi või noh, et kui sa mõtled, et mingi kõik kollektsioonid ja siis kõigil olid oma modellid ja kõik oli mingi noh, ka mingi, ma ei tea, meigi ja soengukru oli juba päris suur, on ju, et see oli ka päris hoogne. ma mäletan ka väga hästi, et seesama see 2003 aasta, see Supernova toimus kuskil, mis ta võis olla, äkki mingi märtsis, aprillis. Aprill. Ja see oli selline aprill, kus mäletan, et see võistlus oli ära, hakkas lund sadama. See oli see. Ja see oli täis, lumetorm tuli täiesti mitte kuskilt. Kas see oli Vene teatris või? See oli Vene draamas. Vene draama ja aftekas oli Privees ja mäletan, ma olin mingite kontsakingadega ja oligi üleöö sadas või õhtu nagu mingi paks tuli maha. Nii et noh, põhimõtteliselt ikka võimatu oli seda paarsada. Mina kaotasin selle eufooria hoos, kui ma viisin oma kollektsiooni oma vanaema juurde Kotsepoe tänavale, siis ma kaotasin vahepeal mobiiltelefoni lumehange sisse ära. Käisime seda nagu kaemas, ma olin issam, aga ma pean ikka selle afterpartile minema, kuidas ma nagu kellegi helistada, kas ma tean üldse kuhu minna, kus ma seda nagu aga lõpuks ma kuskilt välja kaevasin ja ma ei mäleta, kui ma lõpuks aftekal jõudsin, see suurem osa inimesi juba olid kuhugi edasi läinud, aga sinu vennaga igatahes tutvusin seal veel paljude lõbusate inimestega, ilmselt mul on kuidagi nagu meeles ka, et see oli esimene Supernova minu arust, kus meil olid ka nagu need väga head auhinnad ja olid ka reaalselt mingid väga ägedad inimesed žüriis välismaalt, kuna ma tean, ma pidin neid lennujaama viima ja siis oli ju ka see lume tõttu oli kogu see lennugraafik nagu sassis. Et ikkagi Pariisist mingid tegelasi ja Fashion TV oli ja kuidagi, et see oli nagu see esimene nagu full swing Supernova selles mõttes, et kuna see loogika oli ka selles, et miks tehti nagu väga hea auhinnafond, et noh, et need, kes olid seal juba alguses nagu osalenud, et noh, mingil hetkel see selle Nokia mobiiltelefoniga enam kedagi nagu ei peibuta, on ju. Ehk siis, et oligi see jutt, et noh, et see peab olema nagu nii äge, et ka nagu need päris nagu disainerid nagu tahavad osaleda selles asjas, on ju. Et lähme nagu full maks välja. Ja sellel hetkel õnneks olid ka ajad, kus oli võimalik leida sellist nagu sponsorraha, et ega seda ju ikkagi sponsorite toel nagu kõike tehti. Aldo, kas olid mingid strateegiad ka, et milline see kollektsioon peaks olema, et mis nagu asjad peaksid sul sees olema, et nagu pääseks kindlasti lavale? Või lihtsalt tuli nagu torust ja... Strateegiat esialgselt pole mitte mingisugust, et siis kui Tanel hakkas ka osalema, siis meil oli selline kokkulepe, et kumbki ei aita. Nagu kas te olete mõlemad osalenud samal ajal? Kas teil ei olnud kuidagi nii, et üle aasta te hakkasite, et üks aasta on üks ja teine aasta on teine? See oli seda see, et tavaliselt oli minul, kas oli siis Verkishow järelikult kohe nagu tulemas mingisugune suurem asi. Ja Taneliga ühesõnaga me leppisime kokku, et ei aita sellest, me ei tahtnud, et hiljem saaks nagu süüdistada või siis nagu irvita see tänu minule võitsin. Et see sama lumega talv, kui lumi oli siiamaani, tähendab kevad, nagu vara kevad, siis mina saabusin aftekalt otse sinna, Tanelil oli ka see show. Ja siis jäi aru jäänud Tanel, kellel ei olnud ühtegi paari kingi ja siis ma käisin nii palju aitasin, et käisin seal saalis ringi, võtsin sõbrannadelt järjest sobivad kingi ära. Et väga ägedaid asju sai lavale tegelikult. Aga ei, siis see oligi palju nagu, see andis nii palju nagu vabadust ja nii palju nagu sellist, et põhimõtteliselt lased lihtsalt ennast hästi vabaks, teed mida hing ihkab ja siis lõpuks nagu isegi nagu võid võita selle asja, et see on mõnusam. Et kui ma praegu teen kollektsiooni, siis nad on mingi 3-4 korda suuremad ja ma mõtlen kandi peale ka, eks ju. Et siis ma ei mõelnud kandi peale, et see oli väga palju asju sai ikkagi sellist materjalist tehtud, mis on hävineski, kas see juba lava taga. Et ja vabadus oligi nagu see kõige mõnusam asi. Maret, kui sa mõtled nendele žürii kogu sellele, ütleme need välismaa žürii liikmed, keda te olite toonud, kes on sul kõige rohkem meeles ja mida tüübid arvasid sellest, mis Eestis toimus tollel hetkel, et mis oli nagu nende perspektiiv Supernovale Eesti moeskeelega? Ma võib-olla ei ole õige inimene sellele vastama, see tegelikult on selline Urmase küsimus, kuna ma ütlen ausalt, et ega mina
reaalselt enamikuga sellest žüriist ju nagu tuttavaks ei saanud. Sest et see oli Urmase nagu ülesanne otsast lõpuni, tema nendega suhtles, tema nendega hängis. Jah, mõningatega neist pärast õnnestus nagu stiilis Aftekal nagu veits nagu rääkida, on ju. Aga et ma ei tea, seal oli igasuguseid väga kirjusi kujusid, et jah, ma ei oska kedagi nagu selles mõttes nagu välja tuua, et iga aasta oli keegi, kes oli nagu mingi megakoloriitne tüüp või kellega õudselt tahtsid rääkida, on ju, või noh, kes andis mingisugust nagu lahedat tagasisidet, on ju. Pigem ma arvan, et olid olulisemad nagu need inimesed, kes pärast nagu reaalselt nagu noh, tegid tööettepanekuid meie nagu osalejatele või leidsid nagu mingit uut talenti. Noh, see oli, ma arvan, hästi nagu kihvt või lahe või oluline, et meie asju hakati reaalselt näitama nagu Fashion TV-s ja see klipp ikkagi jooksis nagu iga aasta nagu jumala palju ja ikka päris pikalt, et ma noh, umbes lähed kuskil välismaal, ma ei tea, mööda näed telekast suvalises kohas. Selles mõttes kuidagi Fashion TV on nagu loogiline background kõikides palju kohvikutes. Jah, just, et siis järsku näed, et okei, et oota, et Eesti moodi ja ikkagi nimed ja asjad ja kõik nii edasi. Ma arvan, et nagu see aspekt, et ta lõi mingeid suhteid ja natuke ka nagu pani Eestit üleüldse nagu noh, mingitki pidi nagu maailmakaardile, oli olulisem selle kõige juures, kui see, et kes need inimesed või mida nagu meist arvasid, on ju. Et jah, aga ma kedagi kindlasti isikuliselt välja ei oska tuua, sest et ma isegi ei mäleta kõiki inimesed. No mingid säravad, kui just mäletan, aga ma arvan, see ei ole oluline. Ma võin ise öelda, et iga aasta, kui see Aftekas toimus, siis tegelikult see Afteka nagu üks osa oligi see, et siis võitja läks koos žüriiga siis nagu kuulama põhimõtteliselt pitchingut nagu hiljem, et mis oli hästi, mis oli halvasti ja nagu see tuttavaks saama. Ja seal iga kord nagu ükskõik, kes meist seal oli, mina Tanel või Liisi või keegi muu, siis alati kogu žürii oli täiesti vaimustuses. Üritusest vaimustuses, kuidas on nagu mingi Eesti nagu iluski kuulnud ei ole, et tulevad siia nagu... Kuidas nad julgesid tulla, ma mõtlen ka, et nagu... Aga vaata, me saatsime neile piletid, me saatsime neile nagu, või noh, et me hoolitsesime nende eest nagu väga hästi ja ega see hakkas ju ka käima niimoodi Urmasel, et ta mingid inimesed näiteks kutsus, aga siis ta ütles, et ma see aasta ei saa tulla, aga et umbes muidu ma sellelt kuulsin, et see on lahe kutsu mind järgmine aasta, aga Urmas põhimõtteliselt bookis ta juba ära, ma ei tea, 2 aastat edasi või või nii, on ju. Ehk siis, et ja ka iga nagu see kontakt lõi nagu järgmise ja lõi ka nagu järgmise tähtsama inimese, on ju. Ehk siis selles mõttes nagu kuidagi nagu see oli nagu loogiline ja loominguline. Sõna läbis ise, on ju. Jah. Disaineri jaoks ta oli esimene rahvusvahelise nagu žüriiga konkurss üldse. Et ma ise eelnevalt oli Eesti poolt mind saadetud sinna Smirnoff Fashion Awardsile, et sama juba sain see maitse kätte, kui ma olin mingi 18. Et kui laheneda, kui nagu ongi need ehtsad nagu maailmakuulsad disainerid seal nagu žüriis ja siis kui see Supernova nagu aina paremaks läks žürii, tegelikult ütleme mind isiklikult see raha ei huvitanud isegi, et aga see žürii osa oli nagu minu jaoks nagu selline, nagu nii mõnus kuidagi. Ja ma teadsin, et hiljem on mingi pidu ja saad jälle tuttavaks inimestega ja eelnevad ka käisid ju tagarummis ja tegelikult melistasid meiega. Nad said käia enne show'd nagu close-up'i vaatamas, mis oli nagu oluline aspekt, et üks asi on, kuidas sa laval näed, aga et kuidas, ma arvan, et see oli ka tegelikult väga suur osa sellest, kuidas disainer ennast suutis seal nagu esitleda ja oma asju nagu ka lähedalt. No jah, just, et kuidas see kõik nagu siis, et see oli kindlasti andis väga suure nagu aspekti juurde. Kuidagi jah, nagu minust ikkagi selle Supernova moment ongi täpselt see, mis Aldo ütles ka, et sa ei pidanud tegema nagu mitte midagi müügiks ja ma ei mäleta, et ma üldse kordagi oleks mõelnud sellise momendi peale, et mul on vaja midagi müüa või et ma nagu, mul on ka siiani mõtlen, et kõik need kollektsioonid on alles ja armastan igat kui ühte nendest asjast, et nad on lihtsalt nagu mingisugune nii nagu toore energia ja mingisugune instinkti ja siukse nagu vaba loomingu pealt nagu tehtud mingid hullused nagu, mis on jumala äge nagu nurgakivi, ma arvan, et miks nad toovad välja nagu, kui siin näitusel praegu ka ringi käia, et ta toob nagu välja õudselt hästi iga disainer on sellise nagu põhiessentsi. Mingi algupärane, et isegi et okei, et praegu teeb neid, ma ei tea, kleite nagu koguses, ma ei tea, alates 40 tükki show on ja siis sellel ajal oli piirlimiit oli 10 tükki, ma mäletan.
ja see võis olema mingi 5-10 või 6-10 või mingi ma ei tea, kas hiljem ei olnud 12. Ja sest et vaata, see oligi see, et see oli ka vaata mingi asi, mida žürii hakkas ütlema, et jah, et ja siis me tegelikult ka reglemendis oli kuidagi öeldud või mingi, ma ei tea, 7-12, aga me tegelikult soovitasime kõigil ikkagi teha maksimumkollektsiooni, et see nagu andis rohkem, minu arust kõik võidukollektsioonid olid küll full on nagu mingid suured pigem. Jah. Aga ta oli nagu lahe nagu ikkagi selline väljakutse, et nagu, et noh, et ma ütlen, et noh, minul alati, mulle meeldis, et mul on see tärmin, mul on see väljakutse ja selline see adrenaliini pinge seal juures, et sa pead need asjad nagu valmis tegema, sul on nagu see nagu võistluse areen, sa tahad minu arust te kõik õmblesite seal veel backstage'is ka. Ma mäletan, et esimese Supernova raha, võiduraha eest ma igatahes üks oluline asi, mis ma ostsin, oli õmblusmasin. Ja siis teine oluline asi oli see, et ma läksin elus esimest korda enda raha eest reisile. Et noh, aga siis sa olid veel nagu 12. klassis. Ja, ma olin, et päris noor. Ja. Oli Supernoval imikute osa ka kuule? See oli see põhikool 10-12 klassi. Ei, see oli noorte konkurss või see noorem kategooria. Ja, aga see oli nii, et see oli vanuseline, et seal ei olnud vaata, et mis klass see pead olema, ma mäleta, kas ta oli 15 või 16 alates või ta oli ikkagi mingi jah niimoodi, et 15 vist, jah. Ja selle ülemine piir oli, tähendas seda, et sa pead käima keskkoolis või nagu sa nagu keskeris on ju. Ja seda me veel kusjuures iga aasta, kui need nii-öelda need finalistid said nagu valitud, siis ma tegelikult veel iseenesest iga aasta kirjutasin üle ja kontrollisin kõikidest koolidest, et kas need inimestega õpivad seal koolis ja on selles vanuses on ju. Lihtsalt igaks juhuks, et kõik oleks hästi fair. Et meil olid kõik nagu, see oli hästi oluline meie jaoks, et kõik oleks hästi nagu aus. Ka nagu need žürii punktid oleks ausad ja kõik kogu see asi oleks hästi nagu maksimaalselt aus. Kõigi osas. Et selles tited. No see punktide andmine oli küll minu arust nagu mingi Eurovisiooni võistlus. Mäletan seda nagu seda pinget seal tagaruumis. Et seal anti ka, see oligi sama süsteemiga nagu Eurovisiooni. Ja, ja clean-room'i veel. Ja, oli 12 punkti on ju ja seal olid viimased 10 ja 12 on ju. Ja siis kuidas just, et seal need pettumused, emotsioonid, need võidurõõmud, õiged, kus modellid seal kõik koos, kuidagi nagu, jaa. Naljakas on selle puhul vaata just, et produtsendi poole pealt nagu näiteks meil ennem ei olnud ju loodud mingit sellist nagu süsteemi, nii et me tegelikult pidime veel nagu mingisuguse väikse nagu proge kirjutama, et see nagu ekraanil samasugune välja näeks, mida sul see žüriiliige loeb neid punkte, aga et nad tegelikult oli meil vahetult ennem nagu programmi sisse löödud, nii et see nii-öelda puldis istuv mees pidi lihtsalt space'i vajutama ja siis ta kontrollima, aga et mõelda, et ma ei tea, aasta 2003, see kõik tundus nii kosmos selle hetkel, et millised teiste mitte siin olevate disaineritega, kes on Supernoval osalenud, millised kollektsioonid on meeles ja millised olid sellised ka nagu ütleme, mis rabasid ja mille peale tekkis selline tunne, et kurat, tekkida võidab? Jaanus? Mulle seepärast ma seda imikut osa küsisingi, et seal kunagi ammu Krist Lemsalu, kui sain niimoodi võtaks, et Krist tegi kollektsiooni kohe oli nagu super mega nagu see oli 2002, ma mäletan seda väga hästi. No ja siis loomulikult iga aasta nagu Jaanusega oli see, et mis Jaanus nagu teeb ja ma ütlen selle nooremas osast, see oligi kõige lahedam, et mulle üldse nagu juba siis nagu meeldis vaadata, et mis sealt peale on tulemas nagu. Et hävitada ei, tegelikult lihtsalt nagu sealt vast nagu tuli nii ägedaid lihtsalt asju, et oli näha, et nad kohe nagu saavad tegelikult mingiks täis disaineriks ja hakkavad tegema mingit hoopis nagu näiteks vaata see, ma ei ole neid nimekirju nüüd ammu nagu vaadanud on ju, aga ma arvan, et igast sellest noorte kategooriast igal aastal tegelikult tuli keegi, kes kas hiljem osales nagu profikategoorias või siis kellest sai mingit pidi ikkagi nagu mingi selle valdkonna inimene. Kris Soonik on ju ka tegelikult nagu alguse saanud Ta vist oli, jaa. Ta oli saanud esikoha ja näiteks mina sain teada enda üllatuseks, et Elo Soode, kes praegu ütleme Eesti kõige kaugemale jõudnud filmiinimene, kes teeb kontseptarti väga suurtele projektidele, Hollywoodi projektidele. Tema vist Supernoval ja ta ka võitis üks aasta noorte kategooria. No ei tea, et tal oli mingisugune
teksale mõelitud mingi värk või nii, aga noh, tema on see, kes viskaks kõik välja öelda, et minul ikkagi nendest vanematest ma mäletan, et mul oli ikkagi noh, lisaks siis mitte mainida siin istuvaid disainereid, siis ka kindlasti Triinu Pungits. Oli üks tegelane, kelle nagu pompöösseid täiesti teistmoodi mõtestatud maailma ma alati väga ootasin. Et kogu see need mingi suure jooneluses mingisugused väga huvitavad omanäolised mingid kasvajalikud vormid, noh, täiesti out of this world fantasy, et kuidagi ja hoopis teises võtmes, et kui ma mõtlen nagu, ma ei tea, Aldo, Tanel, Jaanus, mina, et siis noh, et nagu kuidagi nagu lahe on nagu vaadata selle ajastu moodi, sest mulle tundub, et meil ei olnud nagu üldse nagu mõjutusi. Kõik tegid nii enda asja. Aga ma ütleks nagu üks asi, mis mulle tundub, kui ma vaatan... Et sul ei Instagramist ei tule sul nagu non-stop peal mingisuguseid trendi. Ei ole nagu trendi, aga ma ütleks, et on mingi selline, nagu ma peaks ühte asja nagu nimetama, siis on selline ikkagi nagu ulme ja mingi kosmose ihalus kõikidel veits nagu mingi vormides, mingisugustes teemades. Ksenia tegi ka mingisugust huvitavat asja, vaata, kuidagi Ksenia just. Ksenia just tegi ka, jah. Et, aga selles mõttes on hea point, et vaata siis meid mõjutasid ainult need ajakirjad, trükid, füüsilised asjad, et ei olnud ju... Mida sa tõlgendad hoopis teistmoodi. Kogu see UFO teema ja kui see lõpuks võis ka minna natuke nagu selleks kätte, et kui UFO teema juba 2-3 korda ei võitnud, siis tegelikult väga paljud disainerid tahtsid teha UFO teemat, mis ei kukkunud neil võib-olla nii hästi välja. No enam-vähem. Kui liiga UFO. Jah, ma näen seda ikkagi nagu... Et nagu selle peale tegis trendid. Kõvetades skafandreid ja nii edasi. Et see oli... Aga meil lõpuks oligi nagu mingisugune sõpruskond oli seal olemas nagu tagaruumis ja alati funni kuni iga päev nagu käisime koos kuskil väljas ja mingi konkurentsi lõpuks ei andki, et kui punkti lugemine oli, siis kuskil see Liisiga ka sai... Ma ei usu, et meie omavahel kunagi konkureerisime. Meie arvan küll, et... Ma ei ole kindel, olime või? Sa tahad seda unustada lihtsalt. Siis see võitsid aine. Mul lihtsalt mingi vahe endale tundus, et ma ei oska nagu öelda, et samal ajal ise õppides... Järjest kõik aastal? Ei, kõikidel aastal kindlasti ei osalen. Aga ise õppida samal ajal EKAs ja kus oli lihtsalt see, et ma mäletan, et esimene aasta ja teine pool aastat ka, et peamiselt me ainult nagu joonistasime mingisuguseid moejooniseid, samal ajal mul oli nagu moevõistlus, kus ma sain reaalselt neid asju nagu materjalis läbi mängida, õppida, katsetada nagu, et see nagu, ma lihtsalt tundsin, et nagu see areng iga kollektsiooni vahel, et see oli nagu tänu Supernovale nii suur. Et kui ma oleks lihtsalt nagu tegelenud selle joonistamisega, siis mul ei olnud seda praktilist kogemust üldse. Ja siis ma sain selle sealt. Ma täna vaatasin just neid sinu lennuki kollektsiooni ja This is so you, kuigi vaata, mis aastal see on tehtud. Et selles mõttes, et ühtepidi, et ma saan aru, et see praktiline oskus sul nagu läks kogu aeg edasi, aga mingit pidi on sinu kollektsioon ikka alati olnud täiesti sinu näoga. No ja samamoodi ma ütleksin ka, ma ei tea, Aldo, Taneli ja Jaanuse kohta. No ja, et seal on isegi nagu, et kui ma vaatan praegu Jaanus Olgusse neid igasugused, mis need on need dõumid ja mööbel ja kõik need detailid, et siis see on ju nii Jaanus. Ja. Et see ongi see, et see sama essents on tegelikult jäänud kõigisse nendesse töödesse, lihtsalt võib-olla Supernova lavalaudadel selline nagu hästi tugevalt, kui see lahustamata, selline kange essents, selline nagu taksik isegi natuke. Vaatame, ma olen siin seal. Vaata puksid maha, mis see Kaulis iga aasta ülikoolis heideti mulle ette või siis alustati koosolekut sellega, et Aldo on jälle showtanud. Mul oli lõpuks niimoodi, et mis see siis viga on nagu tõsiselt. Et mulle meeldib, ma olin nagu moekunstnik, kes meeldis showsid teha. Aga sel ajal ei kasvatatud seal kateedris nagu show-disainereid, et Liisi sai samamoodi pähe. Ja mina olin konkreetselt enda kursuse Must lammas. Ja ma mäletan, et ma ikkagi paar korda astusin ka EKA moekateedrisse sisse niimoodi, et õppejõud ikkagi rääkisid nagu minust ja et kuidas ta ennast moedisaineriks nimetab. Ja ma olen niimoodi, et ma ise mitte kunagi nimetan ennast moedisaineriks. Ma saan aru, et ma olin mingi esimese teise kursuse tudeng, aga seda tegi nagu press. See oli meie süüks tehti nagu see, et võetigi nagu koosolekute teemaks, et me ei tohi ennast nimetada moekunstnikeks.
Sest te olete tudengid veel. No te ei ole veel. Just oli selline nagu akadeemilise teema. Asja mõte oli siis see, et ma nimetaks ennast Eesti kunsti või selle ajal olnud Eesti Kunstiakadeemia vist. Minu ajal ta oli mingi muu vaid. Et põhimõtteliselt nagu Maikateedi tudengiks peale ennast nimetama, siis selle peale jalutasin sealt minema. Ja ma ei lõpetanudki kooli. Et kui keegi ütleb, milleks mina peale ennast nimetama peale mingi põhimõtteliselt ma olin 4 aastat vist seal juba käinud, et siis ma viitsin. Kui võrrelda Erkiga, et sellega millise vaibiga oli Erki, et mis olid erinevused? Mina vist ei ole nagu seda algupärast Erkit tegelikult ikkagi näinud, ma arvan, et seda võiks Aldo kommenteerida. Erkil ei olnud üldse konkursi osa üldse. Ja ma mõtlengi, et selles mõttes... Ja žüriide on, eks ju, et tegelikult see Erki vabadus oli teistsugune vabadus nagu. Aga seal, kuna me tegime seda Erki show'sid tavaliselt, see pidi olema mingid pidi nagu koolitööga seotud. Et kui kudumid aastad, siis kudumid ja mingid, või ainult esimese kursusel vist sai täiesti nagu seda, mis torust tuli nagu teha. Aga kuna seda žüriide on võistlust olnud ja sellist nagu konkurssi tunnet, siis seal ma olen üleni palju modelle saatnud ka laale, eks, et nagu oli selline teistmoodi vabadus. Kas see 2000-ndate nagu esimesed aastad mulle tundus, sellel hetkel, kui meie nagu Supernovat hakkasime täiega tegema, oli Erki natuke varjus Urmas. Ta oli alla hakanud järjest nii. Jah, sest et tal ei olnud nagu professionaalselt sellist nagu tiimi asja, seni kui nimest Jaanika vist hakkas seal nagu, jah just on ju, aga see oli ju ka mingi 5 või 6 või midagi tavalist. See oli keskel jah, see ei olnud nagu 2002-2003. Ja just, et me olime ikkagi mitu aastat saanud teha ikkagi selles mõttes nagu täiega nautidi seda nagu ainsa. Mina mäletan ikkagi seda, et kui mul oli valida, et ma teen selle aasta jooksul ühe kollektsiooni, siis ma valisin ikkagi nagu Supernova, sest see oli nagu rohkem, sellel oli mingi suurem haip taga, et ta kuidagi nagu toimis paremini ja ma ütlen, et ma sisenesin alles 2003 on ju ja sealt edasi hakkasin tegema. Aga et see, minu jaoks oli see Erki asi hästi selles mõttes oligi täitsa nagu teise vaibiga, sest sellel hetkel nagu, kui me räägime, et see ongi see 2000 keskelaeg on ju, siis ta ei pidanudki üldse olema nagu professionaalne sündmus või professionaalne nagu setup, et seal oligi otsast peale nagu see, et kõik ongi selline, et tudengid ise teevad ja see, kui natuke kuskilt mingi pole kangast lava ääres või mingi täitsa suva nagu. Et see oli jah, et see oligi täitsa nagu teistmoodi nagu avangard täitsa on ju, et minu arust need vist olid kõige nagu suuremad vahed minu jaoks. Ei oligi võib-olla see avangardi tunne oli seal Erkis nagu, kuna mina osalesin veel nendel showdel, kus oli nagu äge. Et see viimane Erki show vist jäigi mul selliseks, kus meid lükati kuhugi raamatukogusse ja siis mingi raamatukogu täidid käisid ringi ja karjusid kõigile, et neid oli seal tagaruumis juua ja kõik võid harjud joobud. Ja siis mida kõik ei tohi teha nagu ja siis olid mingid sellised üleni mingite kehamaalingutega kõik modellid kuhugi nurka aetades need raamatukogu täidid nagu karjusid nende peale. Nad väärivad seinu ära, et siis asjad lähebki lõpuks. See oli ikka nagu teisel korrusel oli see raamatukogu nagu seal või? See oli, ta oli seal pool korruse peal. Jah, teine siis, teine just. Aga asjad nagu tegelikult nagu üks hetk nagu lihtsalt kaavadki ära, et samamoodi ju Supernova ka, et kui üks hetk nagu asi, klaas saab täis, eks ju, et siis tuleb natukeseks ajaks nagu lihtsalt see klaas käest ära panna, et mingi järgmine klaas saaks täituda. Sest et ega meil oli ka ühel hetkel võtta, ma arvan nagu disainerite jaoks oli see minu ja Urmase jaoks ka ikkagi päris hea nagu hüppelaud oma edasisse professionaalsesse ellu ja viimastel aastatel me nagu järjest nagu vähem hakkasime olema ka nagu seotud, et sest et kuidagi kõik olid juba teinud ja näinud ja kaua sa jaksad mingi, ma ei tea, 8. aastat või 9. aastat täpselt sama asja teha. Et seal natuke tekkisid ka mingid käärid selles osas, et meil Urmasega tunduski, et kas ta siis nüüd, ta võib nagu niimoodi edasi minna, aga et siis ta ilmselt ühel hetkel lihtsalt ongi hävub ära. Või siis, et uuendame seda jälle, et me oleks tahtnud edasi minna, aga siis
Vibe tiim meil ei olnud seda mõtet ja siis ta kuidagi nii läkski, et ma 2009 minu arust, kui viimane toimus, mina olin üldse Austraalias, ma ei olnud üldse Eestiski. Et ja Urmas oli juba tegelikult mitu aastat olnud Pariisis, et selles mõttes nagu ta kuidagi nagu meie jaoks oli selline loomulik nagu see, et okei, et nüüd oleme kõik. Et on tehtud, on ju? Jah. Kas on selline tunne, et praegu Eestis võiks sarnane sündmus olla, kas sellele on ruumi või nagu ütleme, kas nagu tundub, et see võiks olla mingi kikk nagu praegustele moe disaineritele teha ambitsioonikumaid kollektsioone või pigem on nii palju see kliima ja taust muutunud, et mulle tundub, et midagi võiks nagu olla, küll aga see kindlasti ei saa olla selline nagu formaat, et et me rääkisime Urmasega sellest, ma räägin 2007 või 2008, et me peame nagu vormi muutma või et kuidagi nagu sellest oli ka ajad hakkasid nii palju muutuma, digi tuli peale ja kõik see oli. Ja nagu sponsori rahad kindlasti liikus. Ja just, et sponsori rahad ka on ju, et pluss siis tegelikult oligi pärast seda viimast tuli ju nii-öelda masu ja siis ju oligi kõik, on ju. Aga et mulle tundub, et jah, aga tänapäeval on see nagu moekunst või kunst nagu nii palju mingites muudes meediumites ja asjades juba, et kas ta peaks olema nagu nii-öelda füüsilise show'na lava peal ja füüsilise nagu publikuga või füüsilise žüriiga, on ju. See on küsitav. Aga why not? Ma ei tea, mingisugune, et on hoopis mingi nagu täiesti uus lahendus ja uus asi ja sellel juhul võib ka kaasata, ongi nagu žüriisse ju kes tahes, kust kohast maailma otsast, et ma arvan, et tänapäeval on seda veel nagu nii palju lihtsam teha, et me teeme lahedat uut ükskõik millist kunstivormi. Et ma arvan, see Põhjamaade tugevus on ju igal juhul igas disainis nagu lahe. Et ma usun, et sellel on nagu ruumi küll, aga mitte täpselt sellises formaadis nagu oli Superraha. Mina olen ka mõelnud, et mingisugune Põhjamaade ühendamine ja selline nagu moekonkursi raames oleks nagu päris lahe, et ka seda nagu Põhjamaade seda nagu paketti kuidagi ka nagu välismaale edasi turundada ja tutvustada ja nii edasi, et sealt siis tuua, et lihtsalt, et sealt siis 3 riigist kõik need kõige ässamad, kõige tugevamad praegused geeniused nagu kokku panna mingi võistluse ajal. Et ma arvan, et see on täpselt nagu spordivõistlus, et seal ikkagi on, et kui sul tekib see nagu piisavalt suur motivatsioon, siis asjad hakkavad ka nagu ise nagu arenema ja tekkima. Pluss ta oleks nagu noortele lihtsalt väga hea õppelauda. Et kus sa seda oma nime siis nüüd nagu, et kui sa Instagramis ei saa välja, et mingis sellisest asjast nagu siis saad, või kuidagi nii. Mina olen pessimistlikult selles suhtes, ma ei meelestatud, et ma tahaks õudselt näha sellist asja. Ma arvan, et natuke nagu Tartus Anatolise show on nagu sellise noorte mingisugune tekke või mingi lavakas. Mingi energiaga on. Jah, nagu tekitanud isegi ja sest Erki show'l on ikkagi väga vähesed noored pääsevad edasi, sellised täiesti noored ja aga ma tean lihtsalt, üks asi võib selle taha jääda, et kui ma käin mingi praegu kooli moeshoodel kuskil žüriides, siis ma näen seal pükse, toppe, jokke, raied õlgadega pintsakuid otse Instagramist, otse HM-ist nagu. Nad isegi ei vaeva tegelikult enam nagu mõtlema selle peale, mis on nende nagu käekiri või nende mood, et lavale lastakse selliseid asju, mis on nagu otse maha kopeeritud asjad. Siis on ju õige, siis on kunstnäga. Ja selles mõttes, et vaata, ega Superraha oli sama, nad lihtsalt ei saa telukusest edasi. No just, aga teine probleem võib olla see, et raske on olla veidrik äkki tänapäeval, vaata, et siis nagu rohkem nagu... Aga neid kindlasti on. Neid kindlasti on ja ma arvan, et mingi jube ägedaid tegelasi leiaks, et kes praegu on võib-olla hoopis teise meediumi peal. Praegu teevadki mingit hoopis kehakunsti või mingit sellist nagu enda peal nagu katsetavad mingid asju. Jah, see on üldse meediumeid on praegu nii palju. Just, aga see asi võib selle taha jääda, et lihtsalt kui ühegi sellisel moeüritusel pole kunagi riiklik tugi olnud. See on sajandeid kestnud. Aga probleem, et riiklik tugi on show'de puhul on praktiliselt nagu null. See on tarbekunst on ju. Just, ja kuna ma ise seda Tallinn Fashion Weeki nagu aitan teha, eks ju, ja ma tean ka Erki show'de nagu rahavooga, eks ju, siis raha jääb aina vähemaks nagu sponsorraha. Selles suhtes, et vastu tahetakse tegelikult täiesti absurdseid asju juba ja igal spordil on nüüd nagu lihtsam anda raha tegelikult mingisuguse ülemakstud sportlasele, kes saab lihtsalt siia lobu, on kõik.
aga see, et seletada ära, et mingisugune 100 noort saavad nagu mingi hüppelaua kuhugile, siis keegi enam ei usu seda. jah, aga vaata, seal on ka see, et noh, et võib-olla peab ka sellesse asja vaatama nagu uutmoodi, et noh, ma ei tea, toon suvalise näite, et võib-olla meil on NFT-de võistlus. Ehk siis, et noh, et ja seal on raha, ehk siis, et võib-olla peab see füüsiline asi jõudma järgi ka sinna, kus raha on. Aga ei, see on igapäev problemaatiline, noh. Elamus Baltikumi mingid suuremate firmade peakontorid nagu Lätti viidud ja siis Lätis tehakse kenasti nagu Fashion Weeki saab teha, rahasummad on oluliselt 10 korda suuremad. Ja miks saab teha on see, et nad ütlevad Eesti sellele turunduseelarvele ei nagu. Ja kõik nagu jääb näeb, osalega Lätis seal on really fashion. Jah, aga seal ei ole ka konkurssi tegelikult enam. Ja tasuline osalemine tegelikult. Ja minu arust Leedus oli Maadus Inflexial, kunagi veel käisime, siis Maadus kadus ka ära. Et need konkursid, ongi mingi elu elavad ära ja siis nad kaovad. Aga see, tavaliselt ongi mingi väike paus ja siis tuleb järgmine, et enne Supernovat oli kunagi in-show. Et see oligi 2-aastane paus vist oli vahepeal. Nii et lahe oleks, kui keegi võtaks selle asja ette. Aga ma arvan, et mingit pidi nagu samamoodi, et uued inimesed, uued noored, uue vaibiga, uute mõtetega, et uuesti samamoodi nagu said sellest asjast tuulde tiibadesse, väga paljud disainerid said sealt ka tuulde tiibadesse, nagu ma ei tea, meikarid, juuksurid, produtsendid, muusikud, kes tahes, kes said nagu proovida ja katsetada ja luua ja teha, et ma arvan, et mingit sellist sümbioosi oleks kindlasti nagu lahe kellelgi teha. Aga siis need peavad juba neist paremast noorad inimesed. Ja mingil määral hakkasin mõtlema, et oota, mis hetkel see Kuldnõela asi lõpuks toimuma hakkas, et see ei olnud ju ka Supernova. 4-5 aastat tagasi. Et tegelikult, siis tuli hoopis teist. Ei, Kuldnõel iseenesest on mingi 97 aastast. Ta oli hästi vana, aga siis, kui tegelikult Anuga selle esimese Fashion Weeki jälle tegite, siis te tõite selle Kuldnõel. Jaa, siis me võtsime ta lihtsalt Virust ära, et aga ta ei olnudki Virus, vaid ta oli üle linna nagu toimus. Oligi nagu auhinnatseremoonia, kuna ammu. Aga mulle kuidagi tundus, et Supernova vajus ära ja siis tuli nagu Kuldnõel tõusis nagu... See käibki nagu niimoodi. Et seal on mingisugune oma loogika küll, et see on nagu jah. Aga samal ajal, kui ma praegu mõtlen, et nii Erki Maasjovi kui Kuldnõel eksisteerivad ikkagi mõlemad. Aga Erki ongi alati olnud kuidagi natuke nagu teist moodi. Ei, tegelikult Erki show, ma võin öelda, on konkreetselt vajalik selleks, et muidu ei oleks mitte kedagi sinna Väiksele Nõelale valida. Sellepärast, et žürii, kes on ju iga aasta on suht sama nagu see Kuldnõel žürii, siis nad peavad iga aasta välja, kui leidma kuskilt neid mingid noori, kes on midagi teinud. Kus noored teevad, nad teevad koolides siiamaani. Ja siis on ainus koht, kust valida ongi nagu Erki show. Aga sinna ei jõua ei Urmas kunagi nagu kõik nagu žürii liikmed, lihtsalt ei jõua. Et see noorem osa ongi nagu, põhimõtteliselt on praegu täitmata, et Erki seda mingit pidi täidab, aga aina vähemaks ja mingi kollektsiooni ka seal. Jah, kaks viimast aastat on olnud ka erilised aastad, et see on ka mõjutanud. Kas keegi tahab küsida midagi? Okei. Mulle tundub, et me kaitsime suht kõik teemad ära ja väga tore oli rääkida ja mul on ülihea meel, et see näitus on siin ja see näitus on siin sellepärast, et mingid tüübid nullendatel tegid väga lahedaid asju. Aitäh, Anne, et sa meid kokku tõid. Ma arvan, et piinlikke lugusid ja sai taustainfot, et seda on siin veel kaadri väliselt päris palju lisada.